Ja palun Juhan Parts Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni nimel. Palun 3 minutit lisaks. Aitäh, lugupeetud Riigikogu juhataja, austatud kolleegid. 2014. aasta jooksul on Eesti ohupilt ja rahvusvaheline julgeolekuolukord kiiresti ja oluliselt halvenenud. Me oleme 23 aastat saanud areneda suhteliselt rahulikus julgeolekukeskkonnas. Me peame andma endale aru, et koos Läti, Leedu ja Poolaga oleme me potentsiaalse konflikti piirkonna keskmes. Küsimus, millest ma ei kuulnud täna vastust kummagi ministri poolt. Millist tulevikutsenaariumit me reaalseks peame? Kui kaua see potentsiaalne konflikt kestab? On erinevaid geopoliitilisi stsenaariumeid ja isegi see, et 2014. aastal olukord kujuneb selliseks, nagu ta on, kirjutati juba 10 aastat tagasi. Need geopoliitilised stsenaariumid hindavad, et see külma sõja laadne, kuid regionaalse mõjuga vältab vähemalt dekaadi, 10 aastat. Seega, oma poliitikas, nii julgeoleku, välis- kui ka riigikaitsepoliitikas, peame me arvestama tunduvalt pikemaajalist perioodi. Me ei saa öelda ühe või teise sammu kohta, kas on õige või vale või põhjendatud või mitte, kui meil ei ole ettekujutust tulevikutsenaariumitest. See dekaad ei kesta ühetaoliselt. Kriisi kiired eskaleerimisfaasid, mida me oleme näinud viimased 10 kuud, kindlasti vahelduvad nii-öelda hea näo faasidega, eriti sõltuvalt Venemaa majanduslikult käekäigust. Mul on 6 osundust seoses tänase diskussiooniga. Esiteks, kõige suurem muutus meie jaoks on see, et suverääniteedi mõiste, mis põhineb rahvusvahelisel õigusel, põhineb meie naabri jaoks nüüdsest ainult jõul. Järelikult, selleks, et kaitsta oma suveräänsust, peame me olema suutelised vastama jõuga. Samas, olles NATO liige, peame me valjumalt aru andma, et NATO peab kiirelt, efektiivselt tegutsema, paljalt lepingupaberist ei piisa. Vägede paigutust tuleb sisuliselt muuta. Selle taustal on oluline meenutada, et IRL-i kaitseminister Reinsalu oli see, kes nõudis USA tankide ja soomukite viivitamatut toomist Eestisse juba enne Walesi NATO tippkohtumist. Me mäletame tolleaegseid reaktsioone. Tipp-poliitikud, tippsõjaväelased näitasid, et neil pole mitte mingisugust aimu tuleviku võimalikest stsenaariumitest. Ja see kõik oli 9 kuud tagasi. Seega on minu esimene sõnum see, et me ei tohi sabas sörkida. Milles ma näeksin praegu valitsuse 3 olulist sammu, et mitte olla sabas sörkija. Loomulikult, Walesi tippkohtumise otsused tuleb ellu viia, kuid ometi. Me tahame lähikuudel kuulda, et valitsus viib läbi sisulise analüüsi riigikaitse arengukavas ette nähtud võimekuste kiirema väljaarendamise küsimuses. Meie jaoks ei ole riigikaitse debatt küsimus gümnaasiumist või muust kribukrabust, vaid küsimus on, kas me arendame välja kriitilised võimekused, milleks ma pean ennekõike soomusmanöövervõimekust ja keskmaa õhutõrjevõimekust varem, kui pikaajalise arengukavas on ette nähtud. Jah, valitsus peab tooma selle analüüsi siia ja alles siis me saame hinnata, kuidas seda rahaliselt tagada. Ja me ootame seda veel lähema 2 kuu jooksul. Teiseks, me peame kriitiliseks, et riigikaitse juhtimine korrastatakse riigi tipptasemel kohe. Peaminister peab saama sisulise korraldusõiguse ja olema võimeline täitma institutsionaalselt riigikaitse kõrgema juhi ülesanded. Ja kolmandaks, sabas sörkimine on olnud meie istuva välisministri probleem. Seni, kuni regioonis on olnud usutavad ja mõjusad hardlinerid, nagu Pan Sikorski Poola valitsuses, Carl Bildt Rootsi valitsuses, võisime me loota teistele, aga minu arvates on nüüd Eesti kord. Ja las läheb paet Brüsselisse ja Reformierakond nimetagu välisminister, kes on võimeline olema hardliner, mõjukas, usutav lääne välispoliitilises ringkonnas. Ma vaatasin läbi need nimed. Minu ettepanek on, et Siim Kallas tuleks Reformierakonna otsusega välisministriks. Kui
te ei saavuta kokkulepet Reformierakonna sees Kallase küsimuses, on IRL välja pakkuma vähemalt 3, kui mitte 4 hardlinerit välisministrit. Teine osundus. Meie julgeolekukorralduse kriitilisem tegur on Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikide ühtsus. See ei ole ainult sõnakõlks, vaid me peame ka siin algatama tegevusi. See kriis on toonud välja väga nõrgad kohad Lõuna-Euroopas, aga eriti endistes Varssavi pakti riikides ja eriti meie hõimurahvaste riigis Ungari. Alles 2 päeva tagasi saime me väliskomisjonis teada, et Eesti ja Ungari peavad viimase poole aasta jooksul varjatud diplomaatilist lahingut. Ma kutsun üles Eesti valitsust ümber vaatama oma seisukoht ja Budapesti saatkonda mitte sulgema. Me oleme valmis tegema vastavad ettepanekud riigieelarve eelnõus. Meie kohustus on täna koos oma sarnaselt mõtlevate inimestega Varssavi pakti riikide endiste Varssavi pakti riikide valitsustele selgeks tegema, mis on selle kriisi tähendus. Me peame saavutama nendes liitlassuhted. Ja ma olen täiesti kindel, et härra Viktor Orban, sõltumata oma sisepoliitilisest ja muret tekitavast poliitikast, saaks sellest aru. Kolmandaks, Euroopa Liidu tähtsus on meie julgeoleku kindlustamisel hüppeliselt tõusnud. Küsimus on sanktsioonide poliitikas. Meid huvitavad see, et need sanktsioonid, mis on kehtestatud Venemaa juurdepääsu piiramiseks rahvusvahelistele finantsturgudele ja laenuinstrumentidele, jääksid püsima. Ükskõik, mis lähikuudel hea näo faasis juhtuma hakkab, peab olema Eesti valitsusel selgelt mõistetud tingimused. Selleks tingimuseks saab olla ainult üks, endise olukorra taastamine, kaasa arvatud Krimmi küsimuses. Teistmoodi ei ole võimalik lääne kogukonnal naiivselt praegu anda järele võimalikule hea näo faasile. Neljandaks, on oluline selles uues julgeolekusituatsioonis riikide imago küsimus. Meie suur probleem on selles, et ohtudele viidates oleme ise sattunud olukorda, kus rahvusvahelises meedias räägitakse meist kui järgmisest ohvrist. See hakkab mõjutama meie majandusseisu, välisinvesteeringuid, turismi. Ja meie küsimus on selles, et kuidas saavutada mõistlik tasakaal majandus põhjendatud mureavalduste, aga samas enesekindluse ja stabiilsuse demonstreerimise vahel. Ja minu ettepanek oleks siin, et Välisministeerium korraldaks ümber oma pressiosakonna töö. Meil on kõrini laupäeva hommikutest lumehelbeketest, teie suurepärastest saavutustest välispoliitika rindel. Meil on vaja aktiivset kommunikatsioonipoliitikat lääne inforuumis ja kohe. Ja viimaseks, kuna aeg saab otsa, tahan ma öelda selle kriisi keskkoha. See kriis ja võti on Kiievis. Ukraina Euroopa valiku teostus sõltub ühest küsimusest, mil määral uus president ja valitav Raada suudab tegelikult hakkama saada majanduse ja õigusriigi arengut tapva korruptsiooniga. Ma ootan, et ka Eesti oma kahepoolsetes suhetustes, tegevuses Euroopa Liidus ütleb väga selgelt Ukraina poliitilisele liidritele ja eliidile. Te saate oma majanduse käima, te saate tegelikult täita oma rahva tahet Euroopa teel, kui te teete lõpu korruptsioonile. Kohe, homme hommikust. Ja siis hakkab tulema ka raha Ukrainasse, investeeringuid Ukrainasse ja ka lääs võtab tõsiselt, et Ukrainat aidata välja sellest soost, kuhu nad on kohe langemas. Aitäh!